Mul oli eile üks ülivinge seanss naisega, kes on teraapias käinud, ma arvan, võib-olla 6 korda. Ja me varem oleme tegelenud tema lahutusest jäänud tunnetega ja ta ei ole kunagi varem nutnud õnnetundest, aga eile see juhtus ja ma tahan seda teiega natuke lähemalt jagada. Ta alguses arvas, et ta tuleb lihtsalt nagu jutustama, sest ta ei ole ammu käinud. Aga me ikkagi leidsime midagi tema sees, mis teda on häirinud tükk aega, aga ta ei saanud sellele nagu näppu peale, et mis see täpselt siis on. See tunne oli ta enda eest ka hästi ära peidetud, minu eest muidugi ka. Ja ta tuligi minu juurde, et ma aitaks talle aru saada, mis asi see üldse on, mis teda tagasi hoiab ja miks ta nii tunneb. Et me jõudsime selleni, et tal pole turvaline olla tema ise päriselt. Ta kardab, et kui ta teeb midagi valesti, siis eriti oma uues suhtes, et siis teda enam ei armastata. Et ta oma peas on mingisugune viis või moodus, milline ta peab olema. Ja pole turvaline olla tegelikult see rõõmus ja vaba laps, kes ta kunagi on olnud. Et seda ei ole turvaline enam väljendada, et on hästi palju reegleid selle kohta, milline peab olema. Ja tema lapsepõlves siis ta mäletab, et see oli pidevalt oli niisugune raske, et oli hästi raske olla, mingisugused tülid, mingi süüdistamine, halb energia tema ümber, isegi mitte tema enda kohta, aga selleks, et ennast siis selle halva energia eest kaitsta, ta otsustas mitte jääda silma, mitte jääda jalgu, mitte võtta ruumi mingil moel ja mitte näiteks rääkida enda teemadest, on ju. Ma ei taha oma vanematele veel raskemaks seda asja teha, et ma hoian kõike enda sees. Ja see on temaga täiskasvanu ellu kaasa tulnud. Ta tunneb ennast süüdi, kui ta arvab, et ta on liiga palju rääkinud näiteks. Sest et kes see ikka mind kuulata tahab, kes olen mina, et oma muredest rääkida, teistel on ju veel raskem. Ja hirm, hästi suur hirm oli seal all, aga see hirm oli selle kaitse all peidus ja see kaitse, ta kirjeldas seda, et see on nagu, et ma olen nagu kivikuju või et minu peal on nagu kivikiht, et ma olen niimoodi kinni selle nagu betooni valatud. Ja me tegelesime selle vabastamisega, et leida sealt üles see tunne, see kaitse, õigemini, et kaitse alt leida üles see tunne. See oli hirm hoida olla mina ise ja selle hirmu all, kui me selle saime lahti lastud ja kui me selle kaitse saime kõrvale pandud, siis sealt tuli välja siis see lapsepõlve rõõm ja vabadus, mis seal on algusest peale olnud, mis oli siis kinni mätsitud. Ja see oli esimene kord, kui ta seansil nuttis. Ma isegi ei tea, kas õnnest või rõõmust, mis see emotsioon täpselt oli, sest ta ütles, et ta ei ole seda varem kunagi tundnud. Ta ei tea, mis tunne see oli, aga lihtsalt pisarad voolasid ja ta ei osanud täpselt nimetada seda tunnet. Aga seal oli kindlasti kergendust, seal oli kindlasti vabanemist ja seda oli lihtsalt nii äge näha, et kuhu me välja jõudsime kliendiga, kes tegelikult tuli lihtsalt patrama.